Räägin ühe tundmatuga võrrandi lahendamise lahendite eri tüüpidest. Õigemini see ei puuduta ainult ühe tundmatuga lineaarvõrrandeid, vaid mulle tundub, et kõiki võrrandeid. Ja neid tüüpe on 3. Näiteks esimene tüüp võiks olla selline, et võrrandil eksisteerib üks lahend või on sellel võrrandil paar lahendit, aga ütleme niimoodi, et kindlad lahendid. Sest praegu, kui me tegeleme ühe tundmatuga lineaarvõrrandi lahendamisega, siis meil on üks kindel lahend. Näiteks midagi sellist nagu 2 korda x pluss 3 võrdub 4. Ja kuidas me seda nüüd lahendaksime? 2x jätame ühele poole, viime 3 teisele poole, siis me saame 4 miinus 3, siit siis 2 x võrdub 1 ja saame, et lahend on x võrdub 1 kahendik. Võime ka kontrollida, kui x asemele paneme ühe kahendiku, 2 korda 1 kahendik on 1 ja 1 pluss 3 on 4. Nii et eksisteerib üks kindel lahend. Kui meil on tegemist ruutvõrrandiga, võib eksisteerida 2 erinevat lahendit. Nüüd teine tüüp. Jällegi ma tähistan need tüübid meelevaldselt, need ei pea olema 1, 2, 3. Need on lihtsalt erinevad tüübid. Lõputult lahendeid. Ka sellised võrrandid on täitsa olemas. Ma püüan siia nüüd ühe sellise genereerida. Võtame jälle mingisuguse 2x ja pluss, ma ei tea, 4 näiteks võrdub 1 kahendik korda 4 korda x pluss 4. Siin me juba näeme, et mõlemal poolel on 4, me võime need kohe koondada. Vasakul poolel jääb siis järele 2x ja paremal poolel 1 kahendik korda 4 on 2 ja veel x ka juures. 2x võrdub 2x. Kuidas seda nüüd siis edasi lahendada? Paneme siia 2x miinus 2x võrdub 0 ja 2x miinus 2x on ju 0 ja 0 võrdub 0-ga. See on alati tõene, sest 0 võrdub alati 0-ga. Võime ka inglise keeles kirjutada, ma kaldkriipsuga eristan, see ei tähenda jagamist, vaid eristamist antud juhul. True. Aga ma võin ka kirjutada, et x-i väärtused kuuluvad hulka, mida nimetatakse reaalarvude hulgaks. Suure R-tähega tähistatakse seda reaalarvude hulk. Need on siis kõik reaalarvud. Ja me võime kontrollida, ükskõik millise väärtuse me x-i asemele paneme, alati vasak pool võrdub parema poolega. Paneme näiteks 0 siia, siis me saame, et vasakul on 4 ja paremal on ka 4. 4 ju võrdub 4-ga. Aga paneme näiteks 2.
2 korda 2 on 4 pluss 4 on 8, saame vasakule. Ja paremale 2 korda 2 on 4 pluss 4, saame ka 8. Ja nii võime lõputult proovida ja saada alati, et vasak pool võrdub parema poolega. Ükskõik, paneme sinna 0,7 või miinus 256,4 või mis iganes. Ja me peame sellest ka aru saama, kui me vaatame siia võrrandile peale, sest me näeme, et me koondame ära kõik vabaliikmed antud juhul, või siis need vabaliikmed koonduvad lihtsalt nulli või mingisuguseks muuks arvuks. Ja x-id lähevad nulli. Ja kui x-id lähevad ära, siis ongi meil kaks varianti, kas meil tekib olukord, et meil on lõputult lahendeid või meil ei olegi lahendeid, mille juurde me jõuame järgmisena. Niisiis, kolmas tüüp. Lahend puudub. Millisel võrrandil võiks lahend puududa? Võtame jälle selle sama tuttava 2x ja liidame siia 3 ja teisele poole liidame 2 x-ile 2. Viime x-id ühele poole, 2x miinus 2x ja vabaliikmed teisele poole, 2 miinus 3. Saame vasakule, et 0 võrdub miinus 1. Aga see ei ole ju õige. See on väär. Ehk siis inglise keeles me tähistaksime seda niimoodi. False. Ja me võime samuti märkida, et x kuulub hulka tühi hulk või me saame ka ju tühja hulka tähistada niimoodi loogiliste sulgudega, mille vahel pole mitte midagi muud kui tühjus. Ja võime ka kirjutada sõnadega välja, lahend puudub, nii nagu soovime. Ja kuidas me saaksime kontrollida, kas me tegime õigesti? See on nüüd kõige keerulisem kontrollida, sellepärast et me ei tea ju, mida me paneksime x-i asemele. Midagi suvalist ei ole ju ka mõtet panna, sest see ei pruugi ju lahend olla. Aga ega siin muud üle ei jää, kui me vaatame siia võrrandile peale. Me näeme, et kummalgi pool on tundmatuid ühepalju, mis tähendab seda, et tundmatud koonduvad välja. Ja nüüd me võrdleme ainult järele jäänud vabaliikmeid. Ühel pool on 3 ja teisel pool on 2. 3 ei võrdu ju 2. Et siit me juba näeme ära, et lahend puudub. Ja vastupidi, kui meil oleks niimoodi, et 2x pluss 3 võrdub 2x pluss 3, siis tekiks olukord, et 3 võrdub 3-ga ja see on alati tõene, seega siis oleks lõputult lahendeid. Nii et need on need 3 tüüpi, et kas meil on üks kindel lahend või mitu kindlat lahendit või on meil lõputult lahendeid või meil lahend puudub ja neid viimast 2 lõputult lahend puudub, saame kindlaks teha selle järgi, et kas meil tundmatud koonduvad välja. Kui meil tundmatuid alles ei jää, siis on meil kas lõputult lahendeid või lahend puudub. Ja lõputult on siis, kui meil tekib tõene võrdus ja lahend puudub, siis kui tekib väärvõrdus.